Ma peatusin, vaatasin ja veendusin. Taaskord on minu ees ja nüüd praegu juba selja taga Transpordiamet. Ja täna ma lähen vaatan, millega tegelevad siin majas IT-osakonna inimesed. Kus ma olen ei kusagil mujal kui Tallinnas ja taaskord Transpordiameti juurde olen ma külla tulnud ja seekord IT-osakond on see, kuhu ma olen jõudnud ja minu kõrval on IT-osakonna analüütika ja andmete üksuse töötajad Reimo ja Anette. Palun kummutage siis ümber minu vale arusaam, humanitaari arusaam sellest tööst, et see töö, mida te teete, et see ilmselt ei ole igav, sest ma näen enda vastas säravaid noori inimesi, mis on märk sellest, et ilmselt te teete oma igapäevaelus seda, mis teile väga-väga meeldib. Jaa, mulle väga meeldib teha seda, mis ma praegu teen. Vajab palju mõtlemist, vajab loomist. Mis on su ametinimetus täpne? Andmeanalüütik. Lihtne, sellest ma saan ka aru. Ja Reimo, sinu ametinimetus? Mina olen üksuse juhataja. Aga samamoodi töötad ja tegeled iga päev andmetega ja nende analüüsimisega. Et kui ma ütlengi, et minu jaoks on just see humanitaar selline igav ja ükstuine, et meie töös on just see andmed, iga päeva uued probleemid, uued väljakutsed, see, mis nagu päev silmas ära, et ei ole päeva eelmisega sarnast, et alati midagi uut. Kuidas sa oma vanemale kirjeldaksid niimoodi, et vanema ma teen hästi ägedat tööd, sest ma teen oma igapäevatöös just neid asju? Ma arvan, et ma ütleks talle, et mu peamine ülesanne on teiste inimeste töö lihtsustamine, et neil oleks hea ja kiire oma tööd teha ja et nemad saaksid teha paremaid otsuseid just nimelt andmete pealt. Ja Reimo, kuidas sina enda vanaemale või vanaisale selgitaksid lühidalt, et mis sa siis poisike teed seal töö juures hommikust õhtuni? No, nende jaoks on IT alati see, et mis puudutavad printerid, arvutid, et kui arvuti tööle ei lähe, sina töötad IT-osakonnast, pane tööle. Aga tegelikult meie töö ongi nagu see, mida võib-olla kõige lihtsam ongi öelda, õhtul AK-s näed. Et kui on kuskil mingid numbrid jooksevad, kui palju me teid ehitame, kui palju on merel laevu, kui palju reisijaid Eestis on, siis see on see, mis tuleb meilt. Aga Anette, mis sind motiveerib igapäevaselt tööle tulema? Ma arvan, et pigem on see, et mul on põnev, et ma ei mõtle sellele, et ma pean nüüd tulema tööle tegema oma tööd, vaid et mul on põnev seda teha. Ja täpselt nagu ongi, et iga päev on erinev ja iga päev on erinevad tööülesanded. Mina saan öelda, mul on kohe 10 aastat selles valdkonnas siin asutuses. Ja selle aja jooksul on olnud hetki, kus hommikul sõidame välja, lähme mõõtma teede libedust niimoodi, et mina istun enda arvuti andmetega kuskil ühe Eesti parima autojuhi kõrval, kes pidurdab erinevates teeoludes niimoodi, et ma pean arvutit kinni hoidma. Või siis järgmine hetk sa pead kuskile valitsusele või ministeeriumile andma kiiresti infot, sellepärast, et kuskil tehakse olulisi otsuseid ja lõpetades sellega, kus me mitu aastat teeme just projekti, kus lahendusi välja töötada selliselt, et me ei kasuta selle jaoks peaaegu üldse raha. Et need ongi sellised väljakutsed ja väga palju lahedaid inimesi, erinevaid koostööpartnereid, kellega kõike seda teha, et see ongi selline Eesti elu parandamine läbi andmete ja läbi meie töö siis. Kui sagedasti tuleb tööl ette sellist olukorda, et sa märkad enda töövilja, ma ei teagi, aasta aega hiljem näiteks? Mina näen seda ühelt poolt nagu igapäevatöös, kus ma tulen tööle ja siis tullakse minu juurde, öeldakse, kuule, nüüd on see asi, meil on vaja õhtusesse uudiste saatesse või selle teeobjekti avamisel on vaja nüüd see info edastada. Ja siis ma saan enda inimestele öelda, et kuulge, tegelikult ma tean, et on tööl teised asjad. Laud on täis muid asju, aga oleme nüüd korraks siin, teeme selle kiiresti ära ja õhtul näeme enda vilja juba siis AK uudistes või kuskil intervjuus. Ja teisalt on ka nagu see, kus me olemegi planeerinud, me oleme teinud hästi palju ette ja meil on mingid analüüsid valmis, mis istuvad nii-öelda sahtlis ja ühel hetkel keegi tuleb, küsib, et kuulge, meil oleks seda vaja, siis sa tead kohe, et oba, mul on olemas, võtad sahtlist välja ja annad ja see rõõm on suur.
ja noh, lõppkokkuvõttes me näeme enda töövilju, on siin Transpordiameti enda töötajad, kes on meile kõige lähemad, kuni välja siis WHO, ÜRO, kõik erinevad Euroopa instantsid, et meie töö levib hästi kaugele. Mis on see, mis teeb selle töö, ma ütleksin, et põnevaks? No mulle meeldib see loominguline pool hästi, et see graafikute disainimine ja värvikombinatsioonide leidmine ja kuidas see kõige tähtsam nagu vaatajani tuua või nagu, et sellele, kes kasutab seda, et mis on teatud aruande võib-olla puhul see kõige tähtsam koht või osa. Et siis nii-öelda see disaini pool on minu lemmikpool. Aga räägime teie töökeskkonnast, teie igapäeva, ma ei teagi, kontorilust, kas te igapäevaselt puutute tööalaselt kogu aeg kokku? Tiim on jah, enamik on Tallinnas, Anette on Saaremaal ja siis meil ka üks analüütik suveks pagundame ta Muumaal, et ta on natuke lähemal Saaremaal, et siis Annettele selliseks vahepeale, et selline liikub. Ma enamasti töötan kodukontoris, et lihtsalt võib-olla sellepärast, et selline eelneva tööga oli selline sotsiaalne üleküllus, et nüüd on katsetan seda, et ma olen omas mullis, aga samas ma olen ka ühendatud läbi arvuti, et Teamsiga me suhtleme tegelikult kogu aeg Teamsis. Aga mulle praegu hetkel meeldib selline oma mull. Reimo, ma küsin sinu käest ka, et mis on siis see, mis see noore inimesena tegelikult on nii pikalt siin kinni hoidnud? Alguses oli kindlasti see, et ma sain teha asju, mis on hästi huvitavad, mille mõju on otseselt näha Eesti elus. Kõige lihtsam näide, meie liiklusohutus, sõidukiirused, teedeehitus, aga viimased asjad, mis on Transpordiamet ära teinud, keskmise kiiruskatseprojekt. Et seal me olime juures ja sa näed kohe seda, kuidas nagu mõjutab inimeste käitumist. Et me ei tooda midagi nii-öelda sahtlisse või ma trein asja valmis ja siis on seal, et ma näen, kuidas Eesti elu läheb paremaks. Yeah. See on minu jaoks kindlasti nagu see esimene faktor. Ja kui ma tänasel päeval nagu sellele mõtlen, siis ma olengi jõudnud sinna, kus ma saan aru, et Transpordiamet on väga hea tööandja, kes võimaldab meil teha asju, millel on suur mõju ja meil on suhteliselt vabad käed selleks. Et kui sul on visioon või idee mingi asja osas, siis kindlasti soositakse seda, et ole hea proovi, katseta tee. Ma olen enda inimestele ka öelnud, et ma ei sea piira sellelt, et ära katseta või sa pead tegema nii, nagu mina ütlen või nagu, ma ei tea, peadirektor või minister ütleb, et nii peab tegema, et ikkagi katsetame, proovime, õpime, areneme. Ja ühelt poolt ma näen ka seda, et me ei pea lahedate asjade tegemiseks kasutama väga palju raha, me saame enda teadmistega proovida ja katsetada. See ja kindlasti ka väga hea töökeskkond, võimalus enda eraelu ja tööelu sünkroniseerida sellised, et mõned asutused on sellised, kus sa ei saa käia peale kella 5, kui tööpäev lõpeb. Et sa peadki käima töö ajal lihtsalt ära korra. Et seda kõike võimaldatakse ja tööaeg on täpselt planeeritud selliselt, et tööülesanded peavad olema tehtud. Et kas sa teed seda hommikul, sa teed seda õhtul, aga sul tööülesanded peavad olema tehtud. Kas sa tunned ennast umbes samamoodi nagu Reimo? Jaa, ma just mõtlesingi selle peale, et kui Reimo rääkis, et ma tulin tegelikult, algul tulin praktikale ja siis Reimo ütles, et see on hands-on koht ja sealt alates on see olnud nii põnev, et algselt ma ju tegingi lihtsalt, pakkusin ise ideid välja aruannetest ja lõin neid nagu uuesti, aga enda nišiga ja see juba pani sellise nagu juba koha paika, et sa tead, milline see töö nüüd nagu juba olema hakkab. Et selles suhtes väga äge. See on minu see, kui ma kunagi ka käisin praktikatel, siis mu lemmik praktika kogemus oli suvel see, et sa läksid praktikale ja siis sulle anti nagu see pakk nagu asutuse mingi eeskirju, et noh, 6 aega praktikat, ole hea, loe neid, siis et mul okei, väga fine, ma võin lugeda, aga ma olen ise endale võtnud selle eesmärgi, et kui sa tuleb praktikale või ka tööle, siis kohe nagu lendab peale, hakkad lahendama. Kui on küsimusi, muidugi me oleme toeks ja aitame, aga jätame ära selle nii-öelda mingite sellised pehme tutvumised. Kuidas te selle ametini jõudsite? Kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis ma läksin Tallinna Tehnikaülikooli õppima logistikat.
miks ma logistikat õppima läks, sellepärast, et see tundus lahe. Ma ei olnud õrna aimuga, mis see seal logistika ja mis see on. Ja logistika õppimise käigus ma avastasin sellise asja, või see oli nagu siis kõrval erialasel või üks suund, mis oli transpordi planeerimine, mis see jällegi nimetused ei ütle võib-olla mitte midagi, aga see endas kujutaski ette kogu liiklust ja seda keskkonda, kus me oleme. Ja kuidas linnaruumi, teedevõrku, ohutust, kõike seda planeerida ja luua. Ja see mulle väga meeldis, ma valisin selle suuna. Siis ma lõpetasin õpingud, käisin ajateenistuses ära, tulin magistrisse veel täiendama seda ja magistriõpingute käigus oli siis see, et oli positsioon Maanteeametis sellel ajal liiklusohutuses. Ja ma kandideerisin sinna ja jällegi kuna ma olin seda asja õppinud, mul oli lõputöö, mida ma tegin ka koostöös Maanteeametiga sellel ajal, siis see nagu soosis siia tulekut. Siia jõudmine oli väga pikk teekond või selles mõttes, et see algas koondamisteatega eelmisest töökohast, kust ma olin tantsuõpetaja üldsegi. Ja edasi läks ta karjäärinõustaja juurde minu teel ja siis seal me leidsime, et andmeanalüüs on miski, mis võiks mulle sobida. Sealt edasi läksin koolitusele, läbisin selle, siis otsisin praktikakohti, samal ajal täiendasin ennast edasi ja lõpuks jõudis praktikakoht siis Transpordiametisse, et siin ma siis võtsin, see oli mu siis teine praktika. Ja siis sealt edasi tulin tööle. Minu jaoks ongi see, ma just mõtlesin ka, et terve see aasta on olnud praegu selline õppimine, aga meeletult põnev. Tegelikult asutus on väga soosivanud selles osas, et sa arenedki. Et sa tuled spetsialistist juhiks ja see juures ongi koolitused, erinevad tagasisided, meeskonnaga koostöö, kõik selline, mis väga soosib seda, et sa arened siin. Täna ma tunnen, et mul on väga hea olla, mul on väga lahe tiim, me oleme kokku kasvanud, töö sujub, väga mõnus on. Mis on teil sellised ära tegi? Võib-olla see mul praegu meenub, et see kaasaelamine, et kui sa saadki miskit valmis või midagi tuleb nagu, peldalt üks aruanne saab valmis, näeb äge välja, inimesed kasutavad seda, see on kasulik ja siis öeldakse, et see on päris hea, et see tuli välja ja tehtud ja et nagu need lihtsad laused võib-olla, et see on juba selline väike võit, et hea tunne on sees. Kas Reimo jagab ohtralt sellist tunnustust või pigem on ta napisõnaline? Ei, väga hästi, jagab küll. Aga ma ei tea, vastupidi sina Reimole. Ma ei tea, ma loodan. Kuidas sa Reimo tunned? Mina tunnen väga hästi. Et sind ka kolleegid ka tunnustavad selle töö eest, mis sa näitad kas või hea sõnagagi. Ja Eesti mehele kohaselt see on ikka niimoodi, sa ei oska kohe öelda, millega ma nüüd hakkama sain. Just ja siis ja see inimene, kes ütles head, tunneb ennast ebamugavalt, et ütlele. Ja minu jaoks on kõige suurem tunnustus ja mida ma kindlasti tiimile alati edasi ütlen ja viin ongi see, kus kõigepealt, kui üle maja räägitakse meist kui hästi, et meil on iganädalased need suured koosolekud, kus kõik räägivad, mis nad on ära teinud ja kui mainitaksegi, et näe, kuule, Anette tegi mulle selle ühe numbri, aga seda numbrit ma olen 2 kuud otsinud ja ma ei ole kätte saanud või mul läheb meeletult aega, et ta tegi ära, et see on minu jaoks kõige suurem tunnustus. Ja teisalt nagu ka see, kui sa näed inimeste silmis, keda sa aitad, seda kui palju me tegelikult teeme nende tööd ära. Sama Anette lavalt ongi see, et merenduse mingi numbrid aetakse kokku, nad teevad seda kas või iga kuu nädal aega, et saada kokku ja Anette teeb selle lahenduse, mille arendamiseks võib-olla läheb 2 kuud, aga enam nad ei pea seda tööd tegema. Ma olen ka öelnud meie inimestele seda, et me teeme tööd selle nimel, et meil ei oleks enam tööd. Nüüd ongi hea siin vaadata tulevikku, kas siis töötame töötuks. On nii, jah. Mis meist saab? Kui ma 2010 ülikooli läksin, siis räägiti juba, et 5 aasta pärast on isesõitvad autod, linnad, mis juhivad ennast ise, et me ei pea enam muretsema selliste asjade pärast nagu liiklusohutus või turvaline lendamine või
merel hakkama saamine ilma, et keegi juhiks laeva. Täna on 2025, meil ei ole seda. Et see võtab kõik aega kindlasti, aga teiselt poolt ongi see, et mis seal taga on, et asjad autonoomselt ise hakkama saaks. Seal ongi IT, andmeanalüüsid, analüütika, kõik see. Kas te olete ise sõitnud, on olnud võimalus olla reisija, juhita autos? Ma olen ise sõitnud, ma olen olnud seal teisel pool operaator, ma olen olnud see, kes teeb eksamit sellele sõidukile. See on jällegi üks näide tööst, et hommikul tuleb tööle ja öeldakse, et nüüd lähme ise sõitud sõidukit eksami sõitu tegema, lähme hindama teda. Jällegi. Ja räägige ka sellest, kui te tulite siia majja, et hakkas ruumide jaotamine pihta, eks ju? Kuidas see siis käis? Tavaline praktika on see, et inimesed kas siis valivad või tõmbavad liisku, aga meil on analüütikale ja andmetele kohaselt me hakkasime kohe mingit süsteemi looma ja andmeinsener lõi meil ühe programmi, võttes aluseks siis maailmas mingi metoodika, mis on kuskil Ameerika mingi linnale välja töötatud selleks, et elanikud saavad endale naabreid valida mingite parameetrite järgi ja mida nad naabritelt ootavad ja vastavalt sellele siis programm arvutab välja selle, kus peaks elama. Ja me selle sama asja teeme enda ruumi paigutusse sellised, et inimesed ütlesid erinevad tingimused, millele see koht peab vastama. Et ala aken on seal lähedal või õhk tuleb peale või uks on lähedal. Ja kui kõik olid enda edetabeli ära teinud, siis programm arvutas välja kõige optimaalsema koha niimoodi, et meie ühiskondlik kahju oleks kõige väiksem. Ehk seal oli, kui ma õigesti mäletan, kuskil 140 000 erinevat viisi, kuidas ma oleks saanud istuda. Ja meie ühiskondlik kahju oli siis 90 punkti skaalal, et 90 oli maksimum, meile kaotasime 2 punkti. Ja me oleme nüüd 3 aastat istunud, keegi ei ole kohta vahetada. Ma tahtsin küsida, et kas tulemus oli õnnelik? Tundub. Kõik on enda kohal. Too veel välja, kas sa tõid ühe väga hea näite kuidagi selle koha pealt, mis see töö on, mis see üks sein on ja teine sein on, mis teie laualt läbi käib? Meie laualt käib hästi palju erinevaid andmeid. Kõige loomulikum ongi nagu see, et kus on Eestis teed, kus on poid, kus on tuletornid, kuidas lennukid lendavad. Aga seda ampluaad minu jaoks ilmestab kõige rohkem see, et kõige nagu maalähedasem asi, mis ma olen analüüsinud, on see, et kuidas konnad teed ületavad. Ja kõige kõrgem asi on siis see, kuidas kohvi valatakse lennukites. Et konnade teeületuses kuni kohvi valamiseni õhus on nagu see, millega me tegeleme. Kas sa tead, kuidas konnad teed ületavad, kas nad roomavad või hüppavad? Nad roomavad. Selge. Kuulge, aitäh teile. Minu kõrval olid Reimo ja Anette ja me suhtlesime siin Transpordiametis ja rääkisime IT-osakonna igapäevatööst.